Meie Ära karda podcasti 4. episoodis on külas üks ütlemata äge ja särtsakas treener Katrena Tenno. Katrena on naine, kes armastab ennast pidevalt proovile panna ja uusi asju proovida. Igapäevaselt on tema tööks olla treener. Katrena on jooksnud mitmeid kordi maratoni, käinud Austraalias ning roninud lausa Mont Blanci tippu. Tere, Katrena! Sul on vist täna hommikune trenn juba tehtud? Tervist! Ja, trenn on antud ja ise ka tehtud. Siis on väga hästi. Aga enne, kui me lähme sisu juurde, siis mängiks ühte mängu sinuga. Me oleme siin loomas traditsiooni, et me mängime oma külalistega mängu Ütle nüüd. Mäng ise on väga lihtne, käib siis nii, et ma võtan mõlemast pakist ühe kaardi, ühe peal on täht, teise peal on teema. Ja tuleb siis öelda vastava tähega, vastava teema kohta sõna. Kes kõige kiiremini ütleb, see võidab. Yes! Ikka võidu peale. Asjad lendavad täna hommikul. Nii, sa hoiad. Nii, kõigepealt siis tähekaart. Täht on siis V. Ja teema on omadussõnad. Vastik. Ma ei tea, kus nii halb sõna tuli, aga tuli. T. Nimisõna. Tigu. Jah. Ja. K. Käli. Mis kaotan juba? No kõigil on hetkel üks juba. Andar Arpra. Jah, on jah. Nii, ja viimane T. Tai! Väga hea. Nii, aga nüüd on häälepaelad soojad. Sain soojaks. Energia on juba mõnus. Lähme siis asja juurde. Räägime natuke sinu tööst. Sa oled treener. Ja. Räägi, kuidas sa treeneri ametini jõudsid? No treeneri ameti juurde jõudmine oli suhteliselt, peaks ütlema, kerge, sest et tegelikult juba noorest peast ma teadsin, et ma tahan treeneriks hakata või saada. Ja siis see valik juba vaikselt hakkas nii-öelda või suund sinnapoole minema, ma arvan, et selline gümnaasiumis, kuna gümnaasiumis ma teadsin, et ma tahan kehakultuuri õppima minna ja siis vaatasin, et mis aineid mul selleks vaja on, ehk mis riigieksamid ja pidin tegema bioloogia ja selle eksami pidi tegema juba 11. klassis ja siis põhimõtteliselt nagu üks linnuk oli kirjas ja sealt edasi siis tulid 12. ülejäänud-eksamid, aga bioloogia pidi tehtud olema ja siis läksingi ülikooli. Tol hetkel, kui mina sisse astusin, siis oli 22 tasuta kohta, ei olnud kõigile nii-öelda nagu praegu tasulised või tasuta kohad ja mina sain sisse 9. ja hiljem muidugi seal ka juhtus, et said osad tasuta kohale veel edasi, kes olid tasulisel ja nii juhtuski, aga tol hetkel ma polnud lihtsalt kindel, et mis treener minust saab, et kuna ma tegin tol hetkel kergejõustikut, siis ma polnud kindel, et kas ma tahan kergejõustiku treeneriks saada ja kuna ma olin ka korvpalli mänginud, et korvpalli oli ka mõttes, aga siis kuidagi 12. klassis ma hakkasin käima lisaks kergejõustikule ka jõusaalis ja siis rühmatreeningutesse läksin jõusaalist edasi ja see hakkas väga meeldima ja kuidagi nii juhtuski, et väga ruttu sain treeneriks. Aga sa oled ju iseloomult ja üldse väga aktiivne ja sportlik, miks mitte siis profisporti hoopis teha? No see on ka selline väga hea küsimus, mida ma olen isegi palju mõtisklenud ja arutanud, et kuidas siis nii läks, et minust profisportlane ei saanud, aga ju kuidagi ikkagi läks niimoodi, et see profisportlase teema, et seal ikkagi on väga palju vaja sulle, ütleme nii, siis teerajajaid ka, et võib-olla mul ei olnudki kõrval sellist
tugevat nii-öelda saatjat, et kes oleks mind nagu sinna viinud. Ja võib-olla oligi see, et mulle meeldis elus nii palju erinevaid alasid teha, et ma ei jäänudki nagu ühe kindla spordiala juurde nagu pikaks ajaks, et ma alustasingi tegelikult, tegin kunagi judot aasta aega, siis ma läksin korvpalli, olin 7 aastat, mängisin korvpalli ja kuidagi sealt ma läksingi siis kergejõustikusse ja see kergejõustik mul ikkagi nagu väga-väga meeldis. Aga seal ka ma otsisin oma ala, et kas see oli sprint või see oli 400 meetrit, siis ma jooksin tõkkeid ja ikkagi kuidagi nagu sattusin sealt kergejõustiku pealt. See kuidagi juhtub noortel nii, et kui nad on gümnaasiumis, et mingi hetk ikkagi nagu loobutakse sellest spordist ja minnakse nagu oma teed, et seda on tegelikult praegu ka palju näha, et peale gümnaasiumi ikkagi valitakse niisugune lihtsalt spordi tegemine. Ja võib-olla mul on isegi hea meel, et minust tippsportlast ei saanud, et see on ikkagi nagu selline karm ala, et see ei ole nagu midagi lihtsat, et lüüa maailmas läbi, see on ikka nagu väga-väga suur tahtejõud ja respekt kõigile, kes seda teevad, et võib-olla muidu ma poleks täna siin, et ei saaks rääkida oma treeneritööst, mis mulle väga meeldib. Aga miks just treeneriamet, mis sind selle juures köidab? Ma arvan, et treeneriametil on nii palju tahkusid, et mis mulle seal üldse ei meeldiks, et mulle meeldib väga suhelda ja ma arvan, et tänu võib-olla minu heale suhtlemisoskusele on mul ka oma liikmetega nagu väga hea kontakt, miks nad käivad minu trennis, et ma ise nagu tahaks loota, et nemad ka samamoodi mõtlevad, et sa ikkagi nagu pöörad inimestele tähelepanu, räägid nendega peale trenni, kas või garderoobis enne trenni, peale trenni, annad tagasisidet, kui nad küsivad. Et treeneriamet on et sa näed, kuidas inimene tuleb, keda sa varem pole kohanud, sa saad teda paremaks treenida, aidata, et mis iganes see mure inimesel on, et ma arvan, et treeneriamet ei ole ainult nagu treeningu juhendamine, vaid sinna juurde käib ka nii palju muid asju, mida peab nagu treener oskama, et treener on ka psühholoog, abistaja, et ja neid kohti on väga palju, mida võiks nagu välja tuua. Aga jah, kindlasti esinemisoskus, et kui sa ikkagi lähed rühma ette, kuidas sa seal käitud, kuidas sa liigud, et samamoodi kehatunnetus, et sa pead ikkagi nagu treenerina, ma arvan, et treener on ka eeskuju, et mida treener teeb, räägib, et see ka peaks nagu väljenduma, et mina usun, et treener võiks olla heas vormis, et kui mina räägin, et sport on tervis, siis võiks endal ka olla tervislik elustiil, et see ei ole ainult see, mida ma räägin, vaid mida sa ka ise teed, et seda ka inimesed näeksid välja ja et mina oleks neile innustus, et nad tahaksid minu juurde trenni tulla ja kõik see omavahel ongi niisugune mõnus kooslus, ma usun. Me juba oleme siin miks küsimuste peal, siis ma küsin edasi, aga miks just rühmatrennid? Tead, rühmatrennid on kuidagi niimoodi tulnud, et ma tegelikult annan ka personaaltrenne, aga ikkagi ma peaks hetkeseisuga ütlema, et rühmatreeningud on see, mis paneb mind nagu särama, et mulle just meeldib see, et minu ümber on inimesed, et ma saan seda kogu energiat, mis trenni juhendades minuni jõuab, et see on selline teistmoodi tunne, et lähed kohale, et kas need inimesed on sinna tulnud minu pärast või trenni pärast, et neid variante võib ka erinevaid olla, aga see lihtsalt see, ma arvan, see power, energia, et see tunne ongi kõige parem, et personaaltrenn on selline üks ühele, aga kui sul on ühe asemel seal 100, 200 või mis iganes, kui suur see rühm on, et see tunne on nagu võimas. Kuidas sul need tasakaalud on eratrennide ja oma rühmatrennidega, et on ta 80-20, 50-50? Jah, pigem ütleks 80-20 võib-olla isegi rohkem rühmatrennide peale, et kuna meie peatreener on ka juba niimoodi suunanud, et nad väga ei tahakski, et ma personaale hakkaksin tegema, et see ongi selline juba teadlik valik nende poolt ka, et mul on head võimalused antud MyFitnessi poolt ja seda kõike tuleb ära kasutada, et miks muuta midagi, mis tegelikult sulle sobib. Et hetkel ma näen, et see on hea lahendus ja ma olen juba teadlikult valinud ka sellised rühmatreeningud siis, kus ma ennast nii väga ei kuluta, et ma ei annaks nii palju energiat ära, et ma oleksin õhtuks täiesti tühi ja siis järgmine päev pead uuesti minema, et ma olen ikkagi võtnud eesmärgiks teha treeneritööd. Ma ei saa nüüd siin kindlalt vanust öelda, aga vaadates ringi, et ma usun, et 50 pluss võid veel väga edukalt tegelikult rühmatreeninguid juhendada, et just kui sa
noorest peast oled teadlikult hakanud seda juhendama nõnda, et sa ennast hoiad. Ja hetkel ma usun, et see on mulle päris kenasti välja tulnud, et ma saan öelda, et ma ei ole tundnud läbi põlemist. Et see on nagu, ma ennast nagu kiidan selle poole pealt, et see läbipõlemise hetk ei ole minuni jõudnud. Aga mis teeb ühest treenerist hea treeneri? Mis teeb treenerist hea treeneri? No kui ma ise käin ka ikkagi teiste treenerite trennides, mulle endale meeldib, kui treener on otsekohene, et ta ei ole nii-öelda saalis pea laiali, et sinna, vaid ta suudab anda konkreetseid juhiseid suhteliselt kiirelt, et kui sul on palju inimesi ja sa näed, et midagi ei toimu õieti, siis sa suudad nagu kähku anda juhiseid, et võib-olla sina oled sina, et sul peab olema hea ruumi taju ka, et ei ole niimoodi, et inimesed jaguneksid saalis ka nagu mõistlikult laiali, et iga liige tunneks ennast hästi ka saalis. Ja samamoodi ma usun, et hea siis juhendamine, et sa oskad nagu ennetada, et kui sa treeningut juhendad, et liikmed saavad aru, mida sa neile öelda tahad, et ei oleks nad pea laiali samamoodi, et ja lisaks hea stressitaluvus, et treeneri töös ka juhtub palju asju, võib-olla mõni liige ennast vigastab, võib-olla keegi jääb hiljaks, võib-olla keegi saab kurjaks, et sa pead suutma nagu seda ka hallata, et ei saa olla niimoodi, et kõikidele liikmetele sina ka meeldid, et alati võib ka nii juhtuda, et sul tuleb trenni inimene, kellele sa kohe näed, et no temal ei ole hea päev ja ta tahab selle nagu sinu peal välja valada, et kuidas sa ka seda nagu lahendad, et ütleme nii, et aastate jooksul on erinevaid olukordi tulnud välja ja ühe korra minu nii-öelda karjääri või ameti jooksul on mulle öeldud nagu laivis, et tead, et väga halb trenn oli täna, et mulle kohe üldse ei meeldinud, et sa rääkisid nii palju ja muusika oli vali ja ma üldse tahaks, et muusika ei mängiks, et ma tahaks nagu laulusõnu kuulda ja siis ma mõtlesin et nagu, mis asja, et kuidas nii saab olla, et ma arvan, et ma võtsin selle kriitika küll vastu, aga ma ütlesin ka sellele liikmele, et meil on tegelikult peaaegu 100 treenerit, et alati saab valida, kelle juurde minna. Ja siis ma arvan, et paar aastat ei käinud minu juures. Ja siis meil tuli üks challenge, kus inimesed pidid käima minu juures umbes 3 kuud, iga päev peaaegu välja arvatud nädalavahetusel. Ja siis umbes mõne nädala pärast siis ta juba rääkis teistele, et ei, Katrin on väga tore treener ja tema jutt täiesti muutus ja praegusel hetkel me saame väga hästi läbi. Et ma arvan, et samamoodi treenerid, sul peab see side tekkima liikmetega, et võib-olla alguses sa ei meeldi temale või vastupidi, aga see kõik võib muutuda, et ma arvan, et pead olema ise hea inimeste mõistja ja saama inimeste erinevate tunnetega hakkama, et see kõik kokku, et see on suur kompott, et siin ma võin veel rääkida, ma arvan, 5 tundi, mis treeneri juures on oluline, et ma arvan, see on iga elukutse juures tegelikult oluline, kas sa oled laulja, näitleja, kas või kassapidaja, et sihuke inimlikkus on väga oluline aspekt ja sa pead suutma nagu võib-olla mõista ka seda, et kui ise treenerina sa oled võib-olla heas vormis ja see on sinu ülesanne kogu aeg teha näiteks päevad läbi kätekõverdusi, kükki, väljaasteid ja nii edasi, siis sinu juurde tulevad ka inimesed, kes võib-olla pole mitu aastat üldse trenni teinud või võib-olla inimene, kes võib-olla ongi ühe päeva üldse oma elus trenni teinud, et kuidas ka seda aru saada, et kes on algaja edasi jõudnud ja neile anda erinevaid variatsioone, et see kõik on kokku niisugune suur kupatus. Aga kuidas sa motiveerid oma nii-öelda siis trennilisi? Sa mainisid seda vibe, et see on hästi oluline. Tead, ma ise mulle meeldib öelda, et see on nagu selline X-faktor, et kas sul on see oskus või mitte inimesena, et kas sa meeldid oma liikmetele või mitte, et kui sa juba liikmed on sinu omaks võtnud, siis nad tulevad juba sinu trenni ja neile juba meeldibki see minu vibe, et kuidas mina räägin, et ma arvan, et ma ei tahaks öelda, et ma olen selline treener, kes annab trenni ja siis ainult kisab, et no nii, läheb nüüd, pange nüüd, tee 5 veel, et mingi hetk sa nagu rohkem nagu nii-öelda mudid neid ja annad mingeid nii-öelda käsklusi, aga teine hetk sa pead oskama tagasi tõmmata, et inimesed tihtipeale, see ei puuduta ka ainult trenni, vaid üleüldse
üldse ka elu, et nad tahavad igast asjast nagu maksimumi anda, aga samas võib-olla, kui sa pole üldse trenni teinud ja tuled ja annad kohe maksimumi, siis sul pigem jääb sellest trennist halb kogemus ja sa ei tahagi tagasi tulla, sest sul järgmine päev on nii vastik olla, et pigem just see piiride tõmbamine, et nagu natukene seal kohal annad talle juurde, seal kohal võtad tagasi, et sauna ka ei lähe nii, et viskad terve suure pangitäie leili ära, siis ja jooksed saunast välja, et see ongi pigem niisugune, et step by step, et rahulikult, et motiveerimine käib ka läbi regulaarsuse, et kui inimene käib juba rohkem minu juures trennis, siis ma juba oskan teda rohkem suunata, ja kui meil tekib see parem side, siis ma juba tean, kas sul on mingi vigastus eelnevalt olnud ja milles sa hea oled ja võib-olla milles sa nii halb või nii hea ei ole, et ma saan nagu seda kõike kogu aeg nagu progresseerida ja tagasi tõmmata ja juurde panna. Et see on niisugune, et ma ei saa siin nagu õiget vastust anda, et see nagu tuleb ajapikkuse niisugune klientide motiveerimine. Siuke pitsa ja präänikut, jah? Jaa, täpselt, jaa. Räägime siin päris hulganisti rühmatreeningutest. Inimesed, kes ei tea, mis trenne sa annad, siis milliseid rühmatrenne sa annad? Mulle suures nagu kupatuses meeldib öelda, et ma annan jõu- ja kardiotreeninguid, ehk siis rohkem selliseid, ütleme nii, et tants ja jooga on nagu välistatud minu puhul, mis ei, tants on kindlasti nagu elu lõpuni välistatud, aga jooga võib-olla niisugune body mind, et sinna ma mingil eluetapil võib-olla jõuan, aga hetkel siuksed lihastreeningud, et ma annan TRX-i näiteks, ma annan, meil on MyFitnessis selline stuudio eraldi nagu Stuudio X, kus meil ongi siis erinevad trennid, 4 erinevat suunitlust. Ja siis ongi nagu, et meil on 2 jaama, on siis jooksmine ja siis meil on jõujaam, kus me kasutame siis stepipinki ja hantleid ja siis erinevad kavad on seal, et kas on näiteks alakeha kerelihased, kas on kogu keha jõutreening, kas on kardiotreening või on näiteks run, kus me pöörame rohkem nii-öelda jooksule, jooksutehnikale tähelepanu ja raskused on nii-öelda oma keha raskusega harjutused tähendab. Ja lisaks ma annan Nike treeninguid, et Nike'il on ka põhimõtteliselt 3 suunda, kas on jõud, kas on kardio või on liikuvustreening, et need on ka nii-öelda erineva suunitlusega. Ja siis lihastreeningutes ma annan veel kõhtselt tuharat, et see on ka siis, ongi kõhtselt tuhar, alakeha ja kerelihased ja seljalihased. Et ma tulen praegu mõtlema, kas mingeid trenne ma annan veel. Sest et hooajaliselt on ka nii, et treeningud vahepeal muutuvad, tunniplaan ka muutub, aga nime võime muuta, et sisu jääb ikkagi suhteliselt samaks, et ma pigem ütleks, et üldiselt, et kas siis jõutreeningud või jooksmine ka mulle väga meeldib, et ma võin ka jooksutrenne anda, et 2 sellist suunda ma olen enda jaoks nagu mõtestanud ja nagu endaga sidunud, et ei ole mõtet seda ampluaad ka liiga laiali nagu lasta, et pigem keskendu ühele asjale ja ole selles hea. Kui suur sul hetkel trennide maht on? Suvel ma ise tegelikult tahaksin, et mul suvi oleks üldse vaba ja sel suvel ma olen tegelikult selles juba päris hea olnud, et keskmiselt mul tuleb, ütleme, kuu lõikes selline 80–100 trenni, et see on siis täiskohaga nii-öelda treeneritöö, et see jälle oleneb, et meil treeneritena ongi nii, et kui sa lähed puhkusele, siis lihtsalt pead endale asendused otsima ja et suvel ongi, et võetakse tunniplaan natukene väiksemaks ka, kuna nagunii inimesed ka puhkavad ja ma arvan, et see on täitsa okei, et kui ongi vähem tunde tunniplaanis suveperioodil. Aga sügis, talv, kevad on ikka selline täis mahuga andmine. Kindlasti ma olen ka, kui ma alustasin, ma tegin väga palju tööd, et kuidagi minuni tuligi see amet niimoodi, et mulle hakati koheselt pakkuma päris palju või suurt koormust. Ja kui sa oled ikkagi noor, antud hetkel ma olen siis 34, et ma alustasin 22 umbes, et sel hetkel, mitte ma ei tahaks öelda, et 34 nüüd väga suur vanus on, aga mingi hetk sa saad aru, et sul on ka muud hinnangud, et sa tahad nagu rohkem iseendale ka aega, et kui sa ikkagi täiskohaga oled treener, siis paratamatult isegi kui sa oled väga ökonoomselt juhendad oma trenne ja hoiad enda aega, siis nii või naa sa oled päeva lõpuks ikkagi suhteliselt väsinud, et see käib meie ametiga kaasas. Et selles mõttes ma olengi nüüd nagu viimased, ütleme, 3 aastaga ikkagi tõmmanud oma koormus ka vähemaks, et pannud nii-öelda ennast siis nagu esikohale, et ma kestaks kaua, ütleks nii. Sul käib trennides ikkagi väga palju rahvast. Mis sa arvad, miks inimesed just sinu trennis käivad? No ma arvan, võib-olla minuga on ka see olnud kuidagi, et kuna ma teen koostööd ka Sportlandiga ja Nike'iga, et Nike on mul sponsor, siis
meil on tunniplaanis Night Training Club, et ma pigem arvan, et minule on tehtud võib-olla niisugust head reklaami lihtsalt ja tänu sellele reklaamile lihtsalt rahvas ongi trennis hakanud käima ja et ma ei saa öelda, et see oleks nagu ainult nagu minu saavutatud, ma ei taha öelda kuulsus või et nüüd Katrina, et sa oled nüüd nii tegija või kuidas inimesed arvavad, et ma ise nagu ei leia kunagi nagu seda, et nüüd, et mina oleksin nagu teistest treeneritest parem, et ma pole kunagi seda arvanud, et meil on väga palju treenereid Eestis ja mujal maailmas ka, et miks kellegile keegi rohkem meeldib või miks mõnel treeneril on rohkem tunniplaanis tunde, et see on niisugune ma ei teagi, mis see õige öelda on, et see on nagu, kas sul on elus vedanud, et sa oled kindlasti milleski ka hea, aga et kuidagi see nimi on tekkinud ja siis see jääbki ja raske on sealt redelilt siis nagu maha hüpata, et kuidagi inimestel on jäänud arvamus, et Katrina Tenno, et oi, et jah, ma ise pigem seda nii väga ei arva, et ma olen viimasel ajal ikkagi, ma ütleks, et ikkagi päris palju rahulikumaks võtnud oma erialast tööd, et jah, nagunii mingi hetk kaod, kui lapse saad, siis kaod nagu ära, siis tööd jälle tagasi, et noh, võib-olla sinna jõuame järgmise korra juttudega. Aga kuidas sa mainisid, et sa oled tempot küll vähemaks võtnud, aga ikkagi, kuidas sa nii kiires tempos tegelikult vastu pead, sest tegelikult su päevad on ju päris pikad, on ju? Ma ei tea, öeldakse tavaliselt, et igaüks jõuab kanda nii palju, kui talle antakse, et ma arvangi, et mul on selline hästi hea stressitaluvus, et kui ma näen nagu teisi treenereid ka vahepeal kõrval, et osad inimesed lähevadki nagu väga paanikasse, et nad ei suuda nagu väga kiirelt lülituda näiteks ühelt trennilt kohe teise peale üle, et minule võib väga vabalt olla ka tunniplaan selline, kus ma annangi 4 trenni järjest, et mul ei ole nagu probleemi, et trenni vahe on 5 minutit, võtad seal lonksu juua ja siis tuleb kohe järgmised inimesed sisse, et mulle nagu kuidagi meeldib see ja nagu ma ütlesingi, et ma tahan kogu aeg nagu võimalikult maksimum aega ära kasutada, et siis ma olengi võtnud niimoodi, et kui mul juba tunniplaani pannakse ka, et mul on miinimum siuke kas 2 või 3 trenni järjest, et mulle endale sobib see ja see on kuidagi nagu ajaliselt ka hoiab kokku, et ma olen nagu iga päev juba mitu aastat järjest, ma isegi, aeg läheb nii ruttu, et ma ei oska kunagi nagu see, et mitu aastat ma seda teinud olen, et tegelikult esmaspäevast reedeni mul on iga päev kell 7 või enne 7 algavad trennid, et mul ongi täiskohaga mahutatud oma graafik niimoodi, et mul on hommik, siis mul on enda trenn, tavaliselt enda trenn siuke 10 ajal, siis mul on väike paus, söön, pesen, vahetan riided, eks ju, et ma olen põhimõtteliselt päevad läbi ainult trenni riietes, nii karm kui see ka tundub, ja siis mul on lõunatrennid, siis mul on jälle väike paus, ja siis mul on õhtutrennid, et mul on päevas nagu 3 etappi, kuidas ma olen oma trennid või oma koormuse ära jaotanud ja see toimib hästi, aga samas see tähendab ka seda, et ma alustan vara, ma lõpetan hilja, et nüüd ma olengi kuidagi proovinud niimoodi, et mul on näiteks reede, laupäev, pühapäev vaba, et 3 vaba päeva, mis on tegelikult juba päris suur võit, aga mis tähendab seda, et nädala alguses ma teen suuremamahuliselt trenne, aga samas mulle sobib see graafik, et osad inimesed nagu nemad üldse ei taha, et see jälle oleneb ja et ma arvan, et minu tüüp on selline, et mulle on kogu meeldinud tegelikult tööd teha, et vahet pole, kas on nagu treeneri amet või üleüldse, et töö tegemine nagu see kuidagi nagu annab mulle rahuldust, et mulle meeldib see, et kui ma oleksin siuke väga passiivne ja mulle anda väga palju vaba aega, siis see minu puhul jällegi ei toimi, et siis ma tunnen, et ma lähen väga kergelt laisaks ja ma ei taha, et see juhtuks. Aga kuidas sul hääl vastu peab, sest tegelikult hääl on osaliselt ju sinu töö vahel. Jah, võib-olla siis, kui ma alustasin, tegelikult oli ikkagi päris hull, et hääl kadus ära ikkagi õhtuks. Aga samas, kui sul on mikrofon ja ikkagi valimuusika, et siis mõtled küll, et inimesed ütlevad, aga sul on ju mikrofon, et räägi mikrofoni rahulikult. Aga kui ma räägiks praegu sellise hääletooniga trennis ka, et läheb ja teeme 1, 2, 3, siis see kuidagi lihtsalt ei toimi. Aga õnneks ma ütleks, et mul on väga hästi vedanud, et osadel treeneritel on küll siin häältepaltega ikka päris tõsised probleemid. Et ma olen 1 korra käinud häälekoolitusel, väga palju aitas, see oli väga põnev, see oli 2 aastat tagasi käisin, aga enne seda ma olin juba pikalt treener olnud,
vedas, ma arvan, et lihtsalt see, et vedas sellega, et treeneri ameti juures on mikrofon, et kui ma kehakultuuri õppisin, ma pidin käima koolis praktikal ja see oli väga hull, see oli väga hull, sest et sul kehalise kasvatuse õpetajana, sul ei ole mikrofoni ja suured saalid ja mitu klassi, 40 õpilast koos, siis ma olin esimene päev juba nagu täiesti tühi, nii et ma helistasin kellelgi, oli esmaspäev, et mis teed, siis sõbrad mingi, mis asja oma häälega teinud oled, peol käinud või? Ma mingi esmaspäeva, ma olin koolis, andsin 3 tundi umbes ja lihtsalt su hääl kaob ära ja sa ei saa mitte midagi teha. Et pigem see ongi see niisugune teadlik hoidmine, et ma ei oska nagu nippi anda, kuidas ma räägin, seda peab nagu igaüks ise nagu oskama nagu oma häält kasutada, et kuidas sa räägid, aga pigem ma arvan, et ma olen selles päris hea. Et ma olen heaks selle treeninud enda puhul. Et ma näengi, kui meil uued treenerid tulevad, siis nad karjuvad oma hääle ära, et võib öelda, et nad karjuvad ära just nimelt, et nad ei räägi ära, vaid nad karjuvad ära. Et sa pead nagu seda oskama nii-öelda tagasi hoida ja mingis kohas ka nagu rohkem andma, et see on jälle niisugune edasi ja tagasi nagu niitide nihutamine, et see tulebki läbi praktika, ma arvan. Kui mõni meie kuulaja on hetkel näiteks teab sind, on käinud su trennis ja mõtleb, et ma tahaks olla selline treener nagu Katrin Tenno, siis kuidas ta alustama peab, kust ta alustama peaks? No mul on ikka elus treeneri ameti jooksul nagu ütleme tulnud treenereid, keda nii-öelda ma saaks öelda, et mina olen nad välja koolitanud, aga samas see on lihtsalt mul juba liiga hästi välja tulnud, et kui nemad on tulnud siis MyFitnessi treeneriks, siis inimesed kirjutavad mulle, et kuule, ma käisin selle trennis ja see ei ole normaalne, aga ta on täpselt nagu sina. Et nad on võtnud juba minu maneeri üle, et kuidas ma räägin, kuidas ma juhendan, aga võib-olla see ongi nii, et ma olen neid juba eos treeninud niimoodi, et kuule, tee nüüd nii, et nüüd ma olengi saanud aru, et nad juba ongi nagu mind matkinud ja et see ongi täitsa võimalik, et kui sa tahad saada nii-öelda selliseks treeneriks nagu Katrin Tenno ja kui sul on võib-olla enam-vähem sihuke iseloom nagu minul ja võib-olla füüsis sellest poolest, et sul on ka väga hea nagu tehnika, et see on täiesti võimalik, et treenerid on nagu vähemalt mulle teada küll andnud, et see on kenasti toiminud, nii et kui kellelgi on huvi, siis oleneb, mis taust on, et võib-olla see ei ole nii, et tänavalt tulen ja kohe tahan treeneriks saada, aga et sul peab ikkagi olema kindel siht, et kui sa näed, et treeneri amet on just sulle ja see paneb silma särama, siis ega siin muud polegi, kui võib-olla kõige lihtsam ongi see, et alustad ülikoolist, vähemalt mina soovitaks, sest kehakultuur on nagu põhiline, kus sa saad õppida Tallinnas, Tartus. 3 aastat, mina õppisin 5 koos magistratuuriga, et lahe kogemus, ülikooli haridus ei lähe kellelgi, ei jookse mööda külgi alla, et see oligi minu nagu algus ja siis sealt edasi hakkad lihtsalt ennast järjest koolitama ja siis me saame juba edasi rääkida, et pigem ütleme nii, et niisugused baasteadmised oleks nagu must be ja siis sealt edasi on väga palju võimalusi. Ja tegelikult veel, võib-olla saan veel juurde lisada, et ega treenerite ametit see ei kao kunagi ära, ma loodan vähemalt, et ei ole hetke, kui rühmatreenereid ei läheks tarvis, ma vähemalt loodan, et juba kassapidajaid pole tarvis, eks ju, et ma loodan, et sihuke vahetu kontakt treeneriga, et see näitas juba koroonaaeg näitas, et tegelikult inimesed nagu igatseid seda kokkusaamist ja trenni mõttes nagu, et sa saad suhelda, et mina igatsesin ja inimesed igatsesid, et see ongi sihukene, et jah, ütleme, et treenereid on tarvis ja alati keegi läheb pensionile ja nagu ma ütlesin, ma olen juba 34, et siin alati tuleb nagu noori peale. Aga kuidas te koroona ajal lahendasite selle olukorra? Te tegite läbi neti või kuidas? No jällegi ma ütlen, et mul on kuidagi elus nagu vedanud, et kaardid on kätte nagu lihtsalt nagu mulle visatud, ehk põhimõtteliselt tegelikult oli, nüüd on ta Stebi, enne oli, issand jumal, Sport-ID all vist see nimetus või, et nemad siis hakkasid tegema virtuaalseid trenne ja kuna mul sõbrad olid seal nagu juhtkonnas ja nagu suured bossid, siis nad ütlesid, et kuule Katrin, et tee mõni trenn. Siis ma mingi, kodus suht igav ka, aga ega keegi polnud varem kodus teinud nagu virtuaalseid trenne ja muudkui käisib mulle pinda, et kuule tee, et siin saab neid ainult tänada selles ja tead, hakkasin siis tegema ja asi läks ikka nagu jõhkraks, võib öelda
lõpuks tegin juba vahepeal päevas 3 trenni ja siis 2 trenni ja et tegime iga päev niimoodi trenne, sest kõik inimesed olid tegelikult 4 seina vahel ja noh, nagu lihtsalt sport ja liikumine ongi see, mis meil hoidis veel võib-olla mõistuse normaalsena ja mul ikka oli see nagu täiskohaga töö juba ja siis ma kutsusin veel enda alla ühe sõbranna ja siis tegimegi koos trenne ja ikka nagu päris korralikult ja mõned minu sõbrannad, kes on ka treenerid, nad teevad kusjuures siiamaani nagu live-trenne ja väga hästi toimib, et ma arvan, et see koroonaaeg oli selline tegelikult, ma võiks öelda, et väga edukas hooaeg nii-öelda, et jah, minul läks nagu väga kenasti, et alguses ma tegin seda nagu nii-öelda niisama ja läbi sportidee siis oli inimestele nii-öelda see stebi, mis ta praegu nimi on, et see praegu toimib ka niimoodi, et siis nii-öelda sa töötad kuskil firmas, firma paneb siis sinule sinna kontole, stebi kontole raha ja saad seda raha siis kasutada näiteks MyFitnessi kuutasu eest maksmiseks või kus iganes spordiklubis sa käid ja seal on veel erinevaid variante. Ja siis põhimõtteliselt inimesed said selle summa, kuna spordiklubid olid nii või naa kinni, eks ju, mitu kuud, siis nad said selle summa minule kanda ja mul läks väga hästi. Et isegi, jah, et ma ei hakka siin isegi ütlema, et ei läinud hästi, et jah, lihtsalt vedas, sest tol hetkel mul ei olnudki nagu muud sissetulekut, sest et kõik olid ju kraanid kinni keeratud nii-öelda. Kuigi ma sain riigi poolt ka toetust, et selles mõttes minul vedas, aga enamustel ei vedanud, et seal oli ka mitmeid variante, kuidas riik toetas. Et jah, et koroonaaeg läks väga hästi, see virtuaalmaailm, ma arvan, et siiamaani veel toimib ja MyFitnessis me tegime ka internetis, siis Netfitis tegime treeninguid, aga seal see maht oli niivõrd väike, et ütleme nii, et noh, see ei taganud mulle täiskoormusega tööd, et kui ma käisin seal nädalas 1-2 korda versus 25+ nädalas, et noh, seda ei annagi võrrelda. Aga kui sa treener ei oleks, mis sa siis teeksid? Noh, näiteks, kas sul on juhtunud, et mõni luu näiteks on katki või mis siis saab? Hui, mul ei ole mitte midagi juhtunud, aga nüüd mingi aeg tagasi tegin alles elukindlustuse, et kui midagi juhtub, siis et võiks olla, et ma ei tea, miks ma varem selle peale ei mõelnud. Aga jaa, ma olen tegelikult selle peale mõelnud küll, et mis ma teeksin, et mulle meeldiks võib-olla üritusi korraldada, et siukene mis iganes üritused need oleks, ma ei mõtle nüüd siin pulmade korraldamist, aga sellised võib-olla seltskondlikud suvepäevad, mis iganes koolitused, et see teema mulle ka väga meeldib. Miks mitte, ma võiks ka podcast'e juhatada, see mulle ka väga meeldiks. Aga neid valikuid kindlasti on palju, et ühel hetkel nii või naa, ega see treeneri amet füüsiline, see on nagu, et vahet pole, kas sa treener või tippsportlane, et sul on ikkagi, sa müüd nii-öelda enda keha, et me kõik jääme vanemaks, see on paratamatus, et alati võiks olla mingi teine väljapääs ka, et hetkel ma veel ei ole selle peale nii tõsiselt mõelnud, aga kindlasti mul on asju, tegevusi, mis mulle meeldib ja kuna tutvusringkond on ka päris suur, siis noh, me kunagi ei tea, et võib-olla 20 aasta pärast vaatame, kuhu mina siis nii-öelda jõudnud olen, ja ma kindlasti ka loodan, et ma ei jää terveks eluks treeneri ameti peale, sest et elus on nii palju asju, mida veel teha, et tänapäev juba näitab, et sa võid küll ülikooli minna ja õppida ühe ameti ära, aga lihtsalt tänapäeva elu on nii kiire ja kõik on muutustes, et sa pead tegelikult olema valmis hüppama ühelt ametilt teisele ja ma arvan, et tuleviku noored, et see ongi niimoodi, et sulle võib üks asi meeldida, aga sulle meeldib ka teine asi ja kolmas asi ja sa peadki vahetama oma ameteid, et sellepärast niisugune ajaga kaasas käimine on väga oluline, et vaatame, mis saab. Väga hästi. Minul endal näiteks kehalise kasutuse õpetaja on kutsunud tundidesse erinevaid treenereid ja sportlasi rääkima. Kas sa oled ka koolis kuskil jutustamas käinud? Jaa, ma ise käisin Tallinnas, kui ma tegelikult olen Võrust pärit, aga ma tulin 9. klassi Tallinnasse või kolisin siis Tallinnasse ja ma olin Mustamäel Arte gümnaasiumis, käisin koolis ja noh, ilmselgelt sain ma õpetajatega väga hästi läbi, eriti kehalise kasvatuse õpetajatega ja mul oli nendega väga eriline side ja siiamaani on, et mingi hetk aastaid tagasi juba nad helistasid mulle, kuule Katrin, et tule meile kooli esinema ja ma olen käinud nüüd, eelmine aasta ma ei käinud, kuna me kool oli renoveerimisel, kõik ehitati nagu
uus võimas sportimistingimused on lihtsalt nii ägedad, et ma olen nii kade selle peale, et ma nüüd loodan ja ootan oma õpetaja kõnet, et kuna ma siis sinna uute kooli saan jälle esinema minna, et jaa, aga ma olen käinud jah ainult enda koolis, et mujale on ka kutsutud, aga kui see on ikkagi väga kaugel, siis kuidagi ma ei taha väga sellest nagu mingit tasu küsida ja et minna nii kaugele, et see võtab võib-olla mulle väga palju aega, et kui sa lähed põhimõtteliselt nagu see tõmbab ühe päeva juba maha, et siis ma tavaliselt ei ole läinud kuskile. Aga erinevates Tallinna piires olen käinud küll, et see on niisugune vahva ja hea algatus, ma arvan, koolide poolt, et võiks rohkem selliseid asju olla. Kas sa selle puhul ütleksid, et Eesti noored on pigem sportlikud või mitte? See on väga hea küsimus. Tead, oleneb, kui see küsimus minu käest oleks küsitud sel hetkel, kui mina käisin keskkoolis, siis ma ütleks, et Eesti noored olid väga sportlikud. Kui seda praegu öelda, siis tegelikult see võtab veits nagu siukse nagu tõsisema nagu ütleme, ma ütleks nagu, et pinged üles, et ma tunnen veits ennast halvasti, sest et ma ütleks, et noored on suhteliselt laisad. Nad ei viitsi väga liikuda, et kurb on, sest et see on tegelikult päris tõsine probleem, et inimesed, ma ei tea miks, või noored ütleme, ei taha kuidagi nagu sporti enam teha, et nende jaoks siuke, eks võimsust on võtnud ka paljud asjad, nagu need kõik nutitelefonid, mängud, erinevad sõidukid, millega me sõidame siin Bolt ja Tuul, et paratamatus ongi see, et kui meil nii või naa oled koolis mitmeid tunde, et see aeg, mis sa võiksid veel spordi jaoks teha, et kui see ka veel ära võtta, et sa kõnnid kas või koolist jala koju, et nad ei lähe enam jala, lähevad nende tõuksidega kooli söögipaus, eks ju, käiakse väljas ostetakse erinevaid nii-öelda, ma ei saa öelda mõttetuid sööke, aga väärtusetuid jooke ja krõpse, et see ongi see, mis meid muudabki selliseks, kuhu me välja oleme jõudnud, et enam koolis isegi, ma ei tea, kas nüüd igal pool on nii, et need ka muutuvad väga palju ajas, et kui mina käisin ja ma arvan meie ka, et siis pidid jooksma 100 meetrit, sulle pandi hinne igas aines, et nüüd see on kuidagi läinud siukseks, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse nüüd õppekavades, et kas kujundlik hindamine või et sulle antakse lihtsalt kas hea või väga hea või läbi tehtud see asi, et noored lihtsalt enam ei taha käia isegi kehalise tundides. Et ma ei teagi, kas on see, et sinna on vaja siukseid võib-olla noori õpetajaid, et kes neil on nagu motiveerivamaks, et kindlasti see ka mõjub, et kui sul on vanem generatsioon, võib-olla see enam ei lähenda neid, seda head sidet ei teki õpilaste ja õpetaja vahel, et ma ei tea, kus see nagu asi on, aga lihtsalt noored on väga laisaks läinud. See ei saa nagu kõikide kohta öelda, see on alati nii, keegi on passiivsem, keegi on aktiivsem, aga kuidagi, eks see kõik algab ka meil kodust, eks ju, et vanematel on ka kiire elutempo ja laste jaoks ei jää väga palju aega, et siuke kurb teema, et ma arvan, see läheb ajas järjest karmimaks, et jälle näeme, mis siin järgmise 5 aasta jooksul sünnib, et võib-olla varsti koolides polegi enam kehalise tunde, ma ei imestaks. Mainisid seda kujunduslikku hindamisviisi. Kas sa arvad, kas kehaline peaks olema näiteks koolides arvestatav ja mitte arvestatav, samamoodi näiteks ka kunst ja muusika, et kõik ei ole ju sportlased, aga võib-olla on lauljad ja vastupidi? See on ka hea küsimus, me oleme seda isegi sõpradega arutanud, et ma ei tea, kas siin on nagu ühist vastust, et kas me käime koolis nagu hinnete pärast, et isegi kui see oleks niimoodi, et sa saad 4, 5 või 3 või arvestatav või mitte arvestatav, et ma arvan, minu jaoks oleks see ka okei, kui see oleks arvestatud või mitte arvestatud, aga lihtsalt see, et inimesed tuleks kohale, nad teeksid, et ma ka ei ole hea kunstiandega, et pigem et inimesed tuleks kohale, et nad tahaks teha ja liiguks ja nii või naa, ega see kõik on niivõrd palju muutuses juba alates põhikoolist ja gümnaasiumist ja edasi ülikooli minnes, et kõik ained muutuvad, et see ongi siuke nagu
noh, meie ajal ei olnud nii palju valikaineid, mis tänapäeva noored saavad juba gümnaasiumis teha, et ma just käisin ühel pildistamisel ühisgümnaasiumis ja no läksid koolimajja ja mõtled, issand jumal, kas tänapäeva koolimajad on sellised, et noh, et tänapäeva noortel on nii palju võimalusi, et kui nad ainult nagu kasutaks seda võimalust ära, et no reaalselt nagu kõik muusikaklassid on juba trummid, klaverid, kitarrid, et noh, kuhu me edasi jõuame, mis sporti, mis tingimused, et noh, nii palju võimalusi on tegelikult noortele antud, et pigem minu poolt võiks olla ka, et see on lihtsalt arvestatud või mitte arvestatud, et ongi arvestatud, sa käid kohal ja mitte arvestatud, sa ei ole kohale tulnud, et see oleks ka täiesti okei. Et siis vähemalt keegi ei tunneks ennast diskrimineeritud, et mina olen suurem või mina olen väiksem, mina jõuan joosta, tema jõuab kaugust või tema mängib hästi pilli, et siis oleksid võib-olla kõik nagu sellel ühel redelil nii-öelda. Miks mitte? Sest nii või naa, et kui sa saad vanemaks, siis sa tuledki trenni ainult sellepärast, mitte sellepärast, et õpetaja on seal, paneb sulle hinde, vaid sa tuled seda, et endale, enda kehale head teha, et see on ka see, miks mulle treeneriamet meeldib, et inimesed tulevad trenni, sest nad ise tahavad sinna tulla, mitte nii, et sul vanaema käskis tulla või et mul Peika nüüd ütleb, et mine tee trenni, et see on nagu niisugune vabatahtlik ja see ongi hea, et ma ei pea nagu kedagi keelama, et kuule, mida sina seal nurgas teed, vaid et inimesed tulevadki lihtsalt, et endale head teha. Ja. Aga kuidas saaks seda liikumisharjumust noortele nagu juurde tekitada või mis nagu nõuandeid sa annaksid, et kuidas noh, võib-olla ongi lihtsalt koolides me tegelikult istumegi ju hommikust õhtuni, on ju, et kuidas saaks sellesse päeva nagu liikumist ja tervislikku eluviisi juurde tuua? No tegelikult koolidesse on, ma ei tea, mis see täpne nimetus on, aga minu sõbrannad on seda tegemas, et kui on kooli vahetund näiteks, siis neil on nagu äkki on nimetus aktiivne vahetund või midagi sellist, et neil on erinevad siis koridoride peal erinevad mängud, noh, noorem generatsioon nii-öelda, ütleme 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nad mängivadki erinevaid mänge, näiteks koolis, kui on aula või siis ütleme spordisaal, et minu ajal olid need kõik lukus uksed, sa ei saanud kuskile minna, aga nüüd on need saalid kõik lahti, nad saavad vahetundide all mängida korvpalli, a la võrkpalli, et nagu lihtsalt liikuda aktiivselt, et see kõik koolimajad on tänapäeval juba niimoodi ehitatud ka, et see on nagu niisugune suur süsteem, kus sa saadki liikuda nagu ühelt kohast teise, mitte nii, et tund lõpeb, keeratakse, võib-olla mul on niisugune mälestus lihtsalt, et uks kinni ja siis ootad, kuni õpetaja tuleb, et istud kuskil seal enda koha peal, et võib-olla just see, et ega niisugune innustamine, liikuma panemine, see on kõik seotud omavahel, ega siin on nii palju tegureid, et kas on füüsiline, kuidas sa öösel magad, mida sa sööd, et sa tahaksid üldse liikuda, et kui me vaatame samamoodi erinevate pargid nii-öelda, et tänapäeval, kus tehakse jõulinnakuid, et võikski, muidugi see kõik võtab raha, aga tegelikult asi läheb järjest paremaks, et kui me liigume ringi ka, kes käib kuskil jooksuradadel, et tehakse inimestele järjest rohkem võimalusi, kus nad saavad ennast nii-öelda liigutada, välijõusaalid on juba väga võimsaks läinud, et ei ole enam seda, et mul ei ole raha, et osta kuupaketti kuskile spordiklubisse, vaid et noh, see ei ole enam vabandus, et tegelikult on päris mitmes erinevas linnaosas juba erinevad jõulinnakud, kus sa saad tegelikult juba kevad suvi-sügistrenni teha, et koormust kätte saada ja erinevad need pargid, kus lapsed nende tõuksidega sõidavad, et tegelikult kui noori vaadata selliseid 4, 5, 6, isegi 3 aastaid ma vahepeal vaatan niimoodi, jään seisma, vaatan neid pargis, et politseipargis näiteks on niisugune need suured rämbid või kus need nimetatakse, mõtled, issand jumal, kuidas see 3-aastane sealt alla tuleb, et nad on nagu nii hull julged juba, et see on nagu niisugune hea liikuvus, et seda nad nagu teevad, aga mis neist edasi saab, et siis tuleb mingi krutski neil ja nad ei taha enam teha, et ega see on niisugune, kuidas saada inimesi liikuma, see on nagu terve elu on nagu küsimus, et see on sama, et kuidas saada inimesed rohkem raamatuid lugema ja teleka tagant ära, et niisugune see internet ja telefon on nii sõltuvust tekitav narkootikum, et sa lihtsalt võtad selle telefoni kätte ja jäädki sinna scrollima ja siis sa scrollid seal tund aega, aga samas see tund aega tegelikult sa oleks võinud minna välja jalutama, kiirkõndi tegema, jooksma, et noh, sa pead lihtsalt leidma endale mingi asja või tähendab ala, mis sulle meeldib ja mida sa tahad nagu hea meelega teha, mitte nii, et ma hakkan tennist mängima, kuna sõbrannad mängivad ja sa ise tegelikult vihkad tennise mängimist, siis see on juba eos surnud mõte, et see ei vii sind kuskile edasi, vaid sa peaksidki valima endale selle spordiala või liikumisala asja, mis sind innustab
ja tegelikult nagu see ongi niisugune põhiasi, et leia, mis sulle meeldib ja kui sa juba lähed sinna trenni noorena, siis usu mind, trennis on nii palju teisi inimesi, kellega sa saad sõbraks ja võib-olla ongi lahe, lähed sinna vehklemistrenni, lähed jooksutrenni, kergejõustikusse, et tegelikult trenne on ka tänapäeval nii palju erinevaid, et nagu minge proovige erinevaid trenne, et tegelikult koolides käivad ka nii-öelda talendiotsingud, kuidas mina sain korvpalli, et nähtigi mind kehalise tunnis, aktiivne tüdruk, võtame ta trenni, et ma ei tea, kas tänapäeval ka see koolides niimoodi toimib, aga kui mina oleks kergejõustikutreener, mina käiks koolis kehalise tundides ja võtaks neid tüdrukuid ja poisse, et kuule, sa olid nii lahe, äkki sa tahad trenni tulla, tule proovi trenni, et noh, sa pead lihtsalt nagu kuidagi innustama neid noori ja et tegelikult kõik algabki sellest, et kes su sõbrad on ja kellega sa ennast ümbritsed, et minul ongi ainult spordiinimest ümberringi ja see ongi nii läinud ja meile meeldib koos trenni teha ja see me ei nimeta seda kui nagu spordi tegemiseks, vaid see on aja veetmise viis, sest see on lihtsalt tore. Lähme rattaga sõitma, järgmine hetke sööme kuskil kohvikus, joome kohvi ja sööme saiakest, et see on niisugune sotsiaalne kokkusaamine, et see on lahe. Sa mainisid, et toitumine on hästi oluline, aga sa tegelikult ise ju, sa põletad igapäevaselt metsikult nii-öelda energiat ja kaloreid. Kuidas sina oma toitumist jälgid ja mis need nagu nipid on, mida sa jälgid? No ma arvan, et treeneri ameti puhul ongi see hea, et mulle alati öeldakse, et sul nii veab, et sa oled treener, et sa liigud palju ja et siis sa saad kõike endale lubada, et noh, tegelikult see ongi reaalsus, hea reaalsus, et kuna ma kogu aeg, ma olen nagu põlev mootor, et otse loomulikult, kui mul on ka puhkus ja ma ei tee trenni, siis ma olen ikkagi nagu samal puul, kus teisedki, et siis ma ei liigu nii palju ja ei põleta nii palju, aga muidu ikka, et nagu ma ütlesin, 34, et see ei ole enam sama, mis 21, et vanuse, mida vanemaks saame, seda aeglasemaks ikka me ainevahetus läheb, et sa pead hakkama teadlikumaid valikuid tegema, et noorena otse loomulikult, mis iganes sööd, kõik põletad ära, kui sa liigud piisavalt ringi. Et toitumine on siuke, et ma ei tahaks öelda, et ma ei taha endale toitumisega nagu mingeid pingeid või piire või stresse nii-öelda panna, et pigem ma olen selline inimene, kes lubab kõike endale, et eks minu lähedasemad inimesed teavad, et mulle meeldib väga süüa, et aga ma teen ka palju trenni, et siis võib-olla see ei paista nii välja, et mulle väga meeldib süüa, et pigem see on ka nagu üks elu nauding, et mina ise nagu proovin ikka mõista inimesi, kellel on, kuna tänapäeval on väga palju toitumishäireid ja ma ise puutun nendega kokku, et paratamatult inimesed tulevad ise rääkima, kes mul trennis käivad, et see teeb küll nagu väga kurvaks, et kuidas neid inimesi aidata, et see on juba nagu omaette teema, aga pigem ma arvangi, et inimesed ei peaks niivõrd palju, võib-olla, kuidas öelda siis, et noored ei peaks niivõrd palju jälgima TikToki ja Instagrami influencerite postitusi, sest praegusel ajal on väga populaarne, kuidas ütleme nii, et väga populaarsed sportlased nii-öelda, kas need on siis, ma ei ütleks, et tippsportlased, aga erinevad fitnessi influencerid, et mida ma söön päevas, ma ei tea, võib-olla te olete ka näinud, et nad näitavad, mida nad nagu päeva jooksul söövad, et mulle üldse ei meeldi sellised postitused, et see on nagu minu jaoks nagu täielik jama, et miks peaks keegi midagi sellist üldsegi näitama, et see on selline, kõik inimesed on nii erinevad, meil kõigil on tänapäeval juba nii palju erinevaid toitumisega seotuid muresid, kellel on laktoos ja kõik muud asjad, eks ju, et see, palju mina või mida ma päeva jooksul söön, ma arvan, et kõigil on see erinev ja tänu sellele ei tasu kui niisuguseid asju üldsegi nagu isegi mitte vaadata, ma ütleks, et see on nagu täielik aja raiskamine, et lihtsalt maailm ongi juba nii kaugele läinud, et mida sina päeva jooksul sööd või mis toitumist sina jälgid, et pigem ma arvangi, et inimesed peaks endale leidma siukse ma kutsun ise seda normaalseks toitumiseks, et tegelikult inimesed võivad kõike süüa ja oleneb ainult sellest, mis koguses sa sööd, et ei ole head ja halba toitu, vaid et endale võib tegelikult kõike lubada, et mitte midagi ei juhtu, et kui sa üle tarbid paratamatult ja sa ära ja seda ei kuluta, siis ongi tulemus käes, et kõik ongi nii seotud. Ja kui sa oled noor inimene, võtad ennast käsile, väga hästi saab kaalust alla võtta ja kõike muud teha, tervist kontrolli all hoida, et jah, see on igaühe nagu kuidas keegi nagu elada soovib, ma ütleks, et see on sama, et ei ole ühte
õiget ideaalset kehatüüpi, et me kõik oleme niivõrd erinevad, et ja see ongi lahe, et kõigile meeldivad erinevad trennid, mulle ei meeldi tantsutrenn, võib-olla sulle meeldib tantsutrenn, sulle meeldib, ma ei tea, midagi muud, et nii see ongi lihtsalt. Tegelikult on ju see, millest üldse ei räägita, on mõeldakse kogu aeg justkui nagu kaalu mahavõtmisest, aga mul endal on palju tuttavaid ja ma tean, et on palju inimesi, kes tegelikult vastupidi tahavad juurde võtta ja kellel on vaja lihasmassi nagu ehitada, et sul on nagu selles mõttes hästi õigus, et see on täiesti individuaalne. Jah, et see ongi, et kõigil inimestel on nagu erinevad soovid, et üks vaatab peeglisse, mul ei olegi neid õlgu, teine vaatab peeglisse kõrval, ma tahaks seda tuharat, teine vaatab kõrval, sul on ilus tuhar, et inimesed kogu aeg nagu võrdlevad ennast teistega, et kui me suudaksime nagu selle võrdlusmomendi nagu kõrvale jätta, et tegelikult kui sa võtad selle 5 kilo alla või siis sa ehitad seda lihasmassi juurde, et lõppkokkuvõttes, et kõik teavad, mis selle sinu battle on, et palju sa pead mingi asja jaoks vaeva nägema, et kas see tasub seda nagu, kas need asjad on nagu, kauss on nagu tasakaalus, et kui sa pead ikkagi selle nimel nii palju pingutama ja ennast kogu aeg tagasi hoidma, siis lõppkokkuvõttes sa ikkagi oled ju mitte katkine, vaid sa oled kurb ikkagi, et see nagu ei hoia sind rõõmsana, ma ise leian, et tulebki leida niisugune kesktee, et sul oleks hea olla lihtsalt. Ega sul nagunii sõbrad, usu, kõik arvavad, et kõik vaatavad, kuidas keegi välja näeb, aga tegelikult üldse ei ole nii, et nagu inimesed ongi niivõrd erinevad ja see ongi nii lahe ja ma arvan, tänapäev nagu elu on läinud väga laadnaks, et ma ei taha nagu öelda nüüd, et kui sa oled nagu väga suure ülekaaluga, et see nüüd on väga tervislik, et otse loomulikult see ei ole, aga jällegi, kui keegi tahab noorena ära surra, siis sa ei saa mitte midagi teha, see on tema valik lihtsalt, et palju on neid seriaale ka, kus inimesed ongi seal 350 kilosed ja sa mõtled, et kuidas see võimalik on, aga see ongi võimalik ja see ongi nagu nende valik, et nii ongi ja keegi ei saa nagu selle vastu teha, sest me kõik oleme iseenda bossid, et ainult sina tegelikult lõppkokkuvõttes saad teha oma otsused ja keegi ei saa sinu eest neid otsuseid teha või tegemata jätta ja nii ongi. Anna 3 soovitust neile, kes soovivad paremasse vormi saada. No minu hea soovitus on see, et leia endale tasakaal, ehk siis leia endale treening, mis sa teha tahad. Teine asi on, et leia endale vähemalt üks inimene, sõbranna, sõber, kellega koos seda teha, sest et alati koos on motivatsioon suurem kui üksinda, et otse loomulikult sa võid ka ise hakkama saada, aga kui sul keegi on kõrval, ta ei pea olema kogu aeg sinuga trennis kaasas, aga et kes sind kogu aeg toetab, kellele sa saad oma muresid ja õnnestumisi nii-öelda rääkida, et see on hea asi. Ja võib-olla 3. ongi see, et lase nagu et ära ole nii strikt, et sa peadki nagu nüüd täpselt selles kaalus olema või seda toituma, et pigem niisugune mõnus elustiil, et sa saad nautida seda, mis sa teed, et kui sa ikkagi ei naudi seda, mis sa teed, siis paratamatult need tulemused ei tule, et leiagi endale see asi, mis sulle meeldib, sõbrad ja see mõnus olek. Kui tahate ikka tõsiselt sporti teha, siis kas selleks peaksid olema mingid geneetilised eeldused ka olemas või on ikkagi küsimus pigem järjepidevuses ja pingutamises? No ma arvan, see küsimus juba on niimoodi üles ehitatud, et teine pool on õige. Selles mõttes, et me kunagi ei saa teada, et kui inimene on noor, et millest ta oleks hea, et kas sa oled jooksus hea või sa oled kõrgushüppes hea või sa oled näiteks võrkpallis hea, et kindlasti on olemas ka geneetilised eeldused, et kui sa vaatad inimest, kes on pikk, et et tema võiks olla kõrgushüppaja või võiks olla võrkpallur või korvpallur või oi, mis tema käteulatus, et ta võiks olla väga hea kettaheitja või ujuja, et on olemas mingid füüsilised eeldused, mis võivad sind mingi spordialas heaks teha, eks ju, kui me vaatame praegu käib maailmameistrivõistlused, eks ju, kergejõustikus, et millised näevad välja sprinterid, pikamaajooksjad, maratonijooksjad, kõrgushüppajad, et me saame keha kuju poolest ja niimoodi midagi lahterdada, aga see ei tähenda, et ta oleks just sellel alal hea, et see on ikkagi nagu hard work, et sa pead tegema meeletult tööd ja sa võid ka alati talent ei pruugi olla hea, vaid see inimene, kes näeb palju vaeva ja on kogu aeg regulaarne, jälgib enda asja ja ta võib alati teha sellele talendile ära, et pigem spordis on kõik võimalik ja ei ole mingeid kindlaid piire, et see
ma ütlen ausalt, igaüks on iseenda boss ja et sa võid saada väga-väga heaks, aga sa pead olema regulaarne, et see on igas asjas, et regulaarsus, et inimesed tavaliselt on ka, et trennis. Üks naine just ütles mulle umbes 6 aega tagasi, Katrina, nüüd ma liitusin klubiga ja olen sinu trennis käinud iga päev põhimõtteliselt 2 kuud ja mina ei näe tulemusi. Et mis ma nüüd tegema pean? Ja siis ma tegin nagu naljaga, et no ma arvan, et sa pead ikka selle lepingu nüüd ära lõpetama, et enam pole mõtet trenni teha, et kui 2 kuud sa tulemusi saanud, noh siis on täiesti mõttetu ju, nagu naljaga ja tema sai ka aru, et ma tegin nalja, et jutu point ongi see, et kui sa tahad saada nagu, mina ütlen, et sport on justkui elustiil, mida sa pead terve elu tegema, et see ei ole niimoodi, et sa käid aasta aega trennis ja siis sa loobud sellest, et see ongi terve elu liikumine ja see tagabki tulemused, et kui sa tuled 8 kuuks trenni, et sa ei saa eeldada, et sul on kohe super tulemused, et see kõik võtabki aega ja eriti kui sa tahad lihas kasvatada või mis iganes inimestel on erinevad mõtted ja soovid, et see kõik võtabki aega, et kui sa tuleks trenni ja teeks 2 kuud trenni ja saaksid mega tulemused, siis nagu see teekond on esiteks nii lühikene ja sa ei saagi seda nautida. 2 kuud ja lähen juba lava peale, juba lähen sprinti jooksma, juba lähen sinna bikiinisse, juba lähen sinna, et jõutõstmisesse näiteks, et see oleks nii igav elu minu arust, et see ongi niisugune pikk teekond ja kes seda, mida kauem sa suudad teha, seda kauem sa elad, seda tervem sa oled, seda õnnelikum sa oled, et siin on nagu nii palju aspekte, et see on nagu mõnus, äge. Lähme nüüd sellest trennimaailmast natuke ka mineviku poole. Sa oled ju tegelikult Austraalias mõnda aega elanud. Jah, 9 kuud elasin Austraalias. Kuidas sa sinna sattusid ja mis sa seal tegid? No sinna ma sattusin täpselt, kui ma olin bakalaureuse lõpetanud ja mina mõtlesin, et okei, ma lähen nüüd Austraaliasse ja tol ajal, ma ei tea, kuidas praegu muidugi on, et võib ka praegu väga populaarne Austraalia kui sihtkoht olla, aga tol hetkel oli ta nagu eriti populaarne ja minu kursaajad 2 tükki läksid oma tolleaegsete peikadega ja siis ma ütlesin, mis teete? Kuule, nemad ütlesid mulle, et kuule, ma ostsin just Austraalia pilet ära, ma mingi, mida asja? Oota, saatke mulle link, ma ostan ka pilet ära. Ja siis me läksimegi niimoodi. 4, nagu 2 tüdrukut pluss nende peikad ja mina 5 läksime. Ja läksimegi Austraaliasse ja mul oli üks väga hea sõbranna tollal Austraalias elas, nüüd ta elab juba Eestis tagasi. Ja mul oli kõik jällegi toodud mulle need kaardid, et nii lähen sinna, elamine olemas, töö olemas ja muud polnudki, lennukist maha. Järgmine päev põhimõtteliselt juba sain tööle minna, elamine oli olemas, et mul väga vedas taaskord, et mis tööd ma tegin seal, ma olin seal baaridaam, aga tol ajal ma olin 21-aastane, nii et see amet on mul ka ära proovitud ja tol ajal, et kui ma praegu ütlesin, et hommikul vara lähen tööle, trenne andma, siis tol ajal ma siis lõpetasin väga hilja just, et magasin hommikul, et sai korralikult nii-öelda noorena pidu pandud ja võib-olla saigi selle 9 kuu jooksul nagu korralikult elu nauditud nii-öelda noorena, et kuidagi nagu see on ka mul eluetapp nagu läbitud, et oli põnev aeg, head läbi on, kuna mulle väga tegelikult meeldis Austraalias, siis ma mõtlesin, ma jään sinna üldsegi elama, aga kuidagi tol ajal ülikoolist helistati, et Katrina, kus sa oled, et magistri sisseastumised on need talendid koju tagasi, siis ma olin mingi, mis asja, mis nad mulle helistavad niimoodi, nagu päriselt niimoodi helistati mulle ja siis pole hea, et siin kohe on need sisseastumiseksamid, et tule. Ja siis ma hakkasin oma peas seda mõtet nagu niimoodi nagu mõtlema ja tulingi tagasi, nii et ma umbes helistasin emale, et kuule, et ma ostsin piletid öösel ära. Sa mingi segane oled või? Ma ütlesin, ei päriselt, tulen tagasi ja tulingi tagasi, aga ma jõudsin Austraalias teha ka, et tol hetkel tegin Les Millsi bodypumpi paberit kusjuures, et ma olen ka seda treeningut juhendanud, et kuidagi sealt sai juba siis niisugune treeneri nagu idee nagu veel ka nagu lisa nagu funki mul ja tagasi tulin, siis ma juba hakkasingi treeneri tööd tegema põhimõtteliselt. Paljud, kes seal siis käivad nii-öelda backpackeritena, on näiteks väga vaimustuses ja ütlevad, et on tahtnud või olekski tahtnud sinna elama jääda, siis kas sinul oli ainus magister, mis sind Eestisse tõi või kuidas sellega lood? Ma ei oskagi nagu ühes vastust anda, et ma arvan, võib-olla ma oleks isegi pikemaks ajaks sinna jäänud, sest et mulle sõbrad jäid veel sinna mitmeks aastaks, aga näiteks praegusel hetkel on nad enamus tagasi tulnud. Et ikkagi see lahe on ära olla ja näha kõike seda erinevat kultuuri, aga
üldse nagu viimasel ajal, et ma ikkagi päris palju reisin, võiks öelda, ja alati reisi lõpus, kui koju tagasi jõuad, mõtled, et nii hea on ikka Eestis elada. Et mulle just meeldibki see, et Eestis on vähe inimesi, kõik teavad üksteist. Ma ei taha öelda, et kõik teavad üksteist, aga lihtne on, ütleme, et enamus ikkagi nagu on näinud üksteist kuskil tänava peal, et sõbrad ütlevad, kuidas see võimalik on, et Eesti on nii väike, siin üldse inimesi pole. See on väga hea. Ja teiseks mulle meeldib, et Eestis on hea kliima. Et tegelikult olgem ausad, et meil on väga-väga hea kliima, meil on vedanud, et me elame Eestis, meil on nii palju vaba ruumi, et sa ei pea kuskil nügima, et ikka väljamaal oled. Austraalias reaalselt mul oli vahepeal 50 kraadi, siis ma mõtlesin, miks? Et kuidas sa elad siin, et see on, see oli ikka väga-väga hull, et noorena muidugi on mõnus ja kõigile meeldibki soe ilm, aga kui sul on see 24/7 kogu aeg, sa oled väsinud, loid, et see ka ei ole tore, et lihtsalt mõnus on Eestis ja mul on jumala hea meel, et ma ikkagi olen jäänud Eesti ja paikseks ja et alati on tore ära käia, aga tagasi tulla on veel lahedam. Ja ainuke, mida ma võib-olla kahetsen, ongi see, et ma ei läinud ülikooli ajal kuskile välisüliõpilaseks, et võib-olla see oli asi, et mida ma kindlasti oma lastele tulevikus tahaks öelda, et mine käi ära, et õpi mujal, et see keel juba ja see teine kultuur, nagu õppida teises kultuuris on kindlasti väga-väga palju juurdeandev omadus, et seda ma küll väga palju soovitaksin noortele. Ja. Räägime siis natuke ka Mont Blancist. Kuidas tuli pähe üldse selline hulljulge mõte? Tegelikult see tuli pähe niimoodi, et oli konkurss, Sportland korraldas selle. Ma olin seda kiirelt lugenud, aga mõtlesin, mis asja Mont Blanc, et esiteks mulle kõrgus väga ei meeldi, mis juba tundub esimene error selle asja juures, Mont Blanc kõrgus ja siis minna sinna konkursile. Ja siis mulle mitu inimest hakkas kirjutama, kuule Katrin, et tule minu tiimi. Siis ma mõtlesin, kui inimesed juba mulle nii kirjutavad, et siis ma ikkagi valin nagu selle, kellega ma nagu sinna tippu ka jõuan, et nagu konkurentsi mõttes, et kui oli konkurents, et ma valin endale kaaslase, kellega ma võin võita selle. Siis ma ütlesin emale, et ma lähen Mont Blanci konkursile, ta mingi, sa oled täitsa segane. Aga ema ütleb mulle iga asja kohta, et sa oled täitsa segane. Ja siis ma ütlesin veel, et ma kavatsen võita ka selle suhteliselt enesekindlalt. Sest ma usun, et elus on niimoodi, et kui sa nagu enesekindlalt lendad peale, siis see ongi nagu juba pool võitu, vaata, et siis kõik hakkavad kartma sind, et ta tahabki võita. No anyway, võitsimegi selle asja, meil oli tegelikult päris tihe rebimine seal Red Bulli poistega, kes olid juba käinud mitmel konkursil ja võitnud ja neil oli väga suur toetajaskond. Aga kuidagi asi läks nii hulluks, aga see oli ikka reaalne niimoodi, et ma pidin inimestele kirjutama, nii Sirli, sina oled üks inimene puudu, kes võiks mulle laigi panna, et ma võidaks selle konkursi. Aga see asi läks nii hulluks, et kõik tiimid tegid seda ja ütleme nii, et kui ma öösel olin ära kirjutanud võib-olla 100 inimesele, siis ma ei saanud rohkem mitte ühtegi Messengeri akent ka avada. Niimoodi, et kui ma juba panin sõna mingi, mis iganes sõna kirjutasin, siis mulle kohe löödi välja mind. Ehk mul oli juba bänn peal, ma ei saanud enam nagu aidata iseenda võidule kaasa. Siis mul oligi nii, no nüüd on juhuse tahe, et me kas võidame või kaotame või mis iganes. Aga võitsime ja läksime ja terve mina läksin Merle Lauaga ühe treeneriga, võitsime, siis tähendab, meil oli see tasuta kogu see kupatus, kõik varustus, reisipiletid, villad, no mega elu ägedaim kogemus, et mul ongi sinna kõrvale väga raske nagu leida minu top number 2, sest see kogemus oli nii võimas, et midagi sellist nagu nii suurt eneseületust ma pole kunagi teinud. Et võib-olla Ironman oleks ka sinna nagu number 2 alla, siis ma kardan ujuda. Et see ongi 2 asja, et kui sa saad oma hirmudest üle, aga nagu see oli väga-väga hirmus, et selles mõttes mul praegu just sõbrad vallutasid umbes 4 päeva tagasi Mont Blanci tippu, siis ma kirjutasin, vau, äge, siis nad kirjutasid vastu, et davai, lähme uuesti, siis ma mingi ei, aitäh. Et see hirm ikkagi, see tunne on ikka väga võimas, ütleme nii, et hirmutunne see on ja paneb nagu mõtlema elu üle, et kui väga sa tahad elada, ütleme nii, et sa ei taha sealt kaljust alla kukkuda. Aga seal ronides, millised olid emotsioonid ja tunded? See oli väga äge, kõik need vaated. Ma ütlengi, et see Mont Blanc on selline asi, et inimene, kes ei ole varem nagu mägedest, ma mõtlen nagu kalju peal roninud niimoodi, et sul on kirkad, kassid, kõik seljas varustus ja 2 pool sa saad 2 jalga kõrvuti panna, on põhimõtteliselt 4 kilomeetrit kukkumist. No seda tunnet on raske kirjeldada, kui sa ise ei ole seal.
et sa võid nagu seda stimuleerida, et siin, et kuule, kõnni 2 jalga kõrvuti niimoodi hästi rahulikult, aga see ei ole seesama, kui sa päriselt tunnetad, et sul 2 pool, paremal või vasakul, vahet pole, kuhu poole sa vaatad, sa isegi, olgem täpsed, sa isegi ei julge vaadata, sest et sa mõtled, et kui sa paremale vaatad, siis sul tuleb piss püksi ja sa kukud sealt alla, et see oli jah, väga hirmus, et ma mäletan, et me iga päev läksime järjest kõrgemale ja ma helistasin koju, et okei, et ma vist homme ei lähe enam, et ma homme ei liitu grupiga, et ma jään siia, lasen käivad ära seal, sest et ma nii väga kardan lihtsalt. Aga ikkagi, kuna said võitnud ja kõik olid sinu poolt hääletanud, et ma ei saanud seda lubada juba enda aule, et nüüd ma ei lähe ja ei tee seda. Et see oli väga-väga mõnus, et mingil hetkel sa lihtsalt nagu harjud juba selle kõrgusega ära, et inimene tegelikult harjub kõigega, et sa pead lihtsalt nagu kohanema antud olukorraga. Et jah, soovitan. On sul veel mõni koht, kus sa tahaksid elu jooksul ära käia? Jaa, neid kohti on tegelikult väga palju, et sa ei pea minema, et Mont Blanc on ikkagi erinevaid tehnilisi radu on seal palju, kus pidi sa saad üles minna ja seal on erinevaid ronijaid ja vastavalt nende tasemele, et võib-olla meie grupist osad läksid järgneva aasta peale Mont Blanci Kilimanjarosse, et erinevaid sihtkohti on, mis on lihtsamad mäed, lihtsam teha, et sellisel variandil ma läheksin veel ronima. Aga Mont Blanc, ma ütleks hetkel on siuke 70-30, nagu 70, et ei, aga ma ei ütle, et never again, et see ei olnud nagu, et see oli tehtav, ütleme nii, et kui mina seda suutsin teha, siis suudavad ka teised teha, et jah, et kindlasti on veel mõni mägi, kuhu ma tahaks jõuda ja Aafrikasse, mul on palju asju, ma tahaks džunglisse minna ja et on üks asju, mida ma kardan, aga samas tahaks teha, et mingite ussidega kõndida koos, aga samas võib-olla tahaks minna, et siuke näha nagu loodusparki kuskile minna ja et neid variante ikka mitmeid, mida võiks nagu teha. Kui me hirmude ületamise lainel juba oleme, siis mis sul järgmine challenge siis endal on? Tead, hetkel ei olegi, et mul oligi nagu veel Ironman oli sükene challenge, see avaveega seoses ujumine, aga hetkel ei olegi, et süke nagu, ma ei ütleks, et tühi tunne on, aga ei ole praegu jah, mingit pikka nagu projekti või asja, mida võiks teha, et ma ootan seda, võib-olla kuskilt see tuleb, et mis see olla võiks, et ega ei teagi, et vahepeal tuleb mingi selline asi, et no ma ütlen, et ma poleks kunagi uskunud, et ma lähen mäkke ronima, et noh, see oli crazy. Ma poleks kunagi uskunud, et mu ujun avavees tehtud, et ongi niisugused asjad, et elu ongi hirmude ületamiseks, et kas sa suudad seda teha või mitte, et kõik inimesed kindlasti ei taha kõiki oma hirme ületada ja kas peakski. Et jälle vaatame, mis elu toob, et see ongi äge, et kui meil kõik kaardid pööraksime praegu ümber, siis oleks see ka igav, et mis see järgmine täht on seal. Et noh, saab siin selle järgi ka teha. Räägime hästi korraks veel sinu rutiinist. Kas sul on mingisugune siuke hommiku või õhturutiin, mida sa jälgid või pigem mitte? No ütleme nii, et kui ma olen, suvi on minu jaoks selline leboperiood, et siis ma luban nagu endale, ärkad, kuna tahad, kui ei pea nagu tööle minema, et see on siuke nagu vaba, aga kui on sügis, talv ja ma olen nagu rutiinis, siis ikkagi, et hommikul ärkad, tavaliselt mul on selline pool tundi, et äratus, et pool tundi nagu kodus saaks olla ja siis teine pool tundi, ehk ma ärkan tund aega enne treeningu algust, et kui trenn hakkab kell 7, ma ärkan kell 6, pool tundi kodus, sinna läheb siis pesu, kerge söök, ma väga hommikuti ei söö, selles mõttes, et ma teen õhtuti kaasa endale suure smuuti, et ma võtan selle tööle kaasa ja ma tööle jalutamise ajal ma ka ei joo seda, vaid ma hakkan trennis jooma, sest kui ma selle enne ära jooks, siis ma ei saaks trenni anda, siis ma tahaks juba pissile minna. Ja, et annan trennid ära, pool tundi hommikul aega, lähen trenni, teen trennid ära, teen enda trenni ära ja siis mul olenebki, kas ma tulen jälle koju või mitte, et kui ma koju tulen, mul on mingi selline teema, et ma tahaks, et mul on suur armastus koristamise vastu ja siis mul peab alati olema kõik hästi korras, voodi tehtud, pesu pestud, kõik padjad ühtepidi, tekid, kõik, et mulle meeldib, kui ma tulen koju, et kui hommikul voodit ära ei tee, et kõik oleks pärast jälle nagu timm, et korras, et see kuidagi annab mulle siukse meelerahu, et see on veits niuke nagu haigus mul ja kiiks, et mulle lihtsalt nii väga meeldib, kui kõik on puhas ja korras. Ja siin tulebki nali, et ma hakkasin Instagramis jälgima ühte kontot, üks Soome tüdruk, kellel meeldib koristada, siis ma mõtlesin, issand, kui ma treener ei oleks,
ma oleks äkki koristaja üldsegi, et mulle lihtsalt meeldib niisugune koristamine, see tundub nagu mu sõbrad kunagi ei saa sellest aru, et lihtsalt see ongi mulle nii suur kiiks, et niisugune, see tüdruk teebki tasuta, koristab inimeste elamisi ja tal on nagu mingi, ma ei tea, mitu miljonit followeri juba ja rahvas mingi jälgib teda ja ta näitab oma asju, kuidas ta käib teisi inimesi aitamas, kellel on elus mingid probleemid olnud, et ta ei tule igaühe juurde koristama. Okei, see selleks. Ja mis rutiin veel, et trenn oleks tehtud, aga samas ma ei ole nii kindel, et et nüüd täpselt, et kui ma täna trenni vahele jätan, et mul on näiteks enesetunne pole nii hea, siis minule ei juhtu midagi, et paljud inimesed lähevad nagu paanikasse, et ma ei teinud täna trenni, kuidas nii, aga pigem, kuna ma ei ole tippsportlane, mitte midagi ei juhtu minuga, kui ma ei tee 1 päeva trenni, et ma ei ole nagu endaga nii karm. Et selles mõttes, et kindlasti mul on üks kindel puhkepäev, suvel rohkem, ma proovin tavaliselt jätta, kas siis neljapäev ja pühapäev on näiteks puhkepäevad või neljapäev, laupäev, et need ka varieeruvad, et pigem ma ei ole niisugune makstrenni sõltlane, mis inimestele võib-olla on tundunud, et suvel et käime rattaga sõitmas ja rohkem jooksmas, aga et muidu tavaliselt ma ikkagi proovin teha maksimum tund aega päevas trenni iseendale, et kui ma olen küll töötan treenerina, rühmatreenerina, siis tegelikult mul on trennid nõnda, et võib-olla nädala jooksul ma pean 2 trennis füüsiliselt kaasa tegema, mis ülejäänud kõik on ainult nagu juhendamine, ehk mis ei anna mulle füüsiliselt tegelikult üldse koormust. Et sellepärast ma peangi ennast rohkem sundima trenni tegema. Söögipausid, ega mul ei olegi niisugust kindlat rutiini, et õhtul hambapesu, niiditamine, duši all käik, eks ju, juba seda ma olen juba teen töö juures ära peale trenne, et magamisega on ka niisugune, et mida vanemaks me saame, seda olulisemaks me saame aru, et kui oluline on uni, et mul on see eriti oluline ja ma võin väga palju magada, et ma proovingi, et kui ma kell 6 ärkan, ma lähen hiljemalt kell 11 magama, siis see teeb mullegi 7 tundi und, kui ma saan varem, see on väga-väga hästi, et aga jah, mingeid muid rituaale ma väga ei saaks nagu välja tuua. Sa oled ka väga palju reisinud maailmas. Mis on siiani sinu lemmik reisisihtkoht ja kuhu tahaksid veel kindlasti minna? No näiteks sel suve mulle avastasin niisuguse koha nagu Mallorca. See oli väga vahva, kuhu ma kindlasti tahaks veel minna ja sealt edasi sõbrad käisid Portugalis, et mul on nüüd Portugal üks to-do list, et kuhu ma tahaks minna. Austraalia mulle väga meeldis, et seal on imeline loodus, aga ta on nii kaugel, et ta on kallis, et sinna läheb palju aega, et see lend juba sinna, et sul pole mõtet minna Austraaliasse nädalaks ajaks ja ilmselgelt nagu kui palju inimesed saavad, et kui paljud inimesed saaks järjest võtta 6 aega puhkust, et see on juba nii keeruline, et kindlasti ma tahaks Austraaliasse veel minna. USA mulle väga meeldib, ma pole USAs käinud, issand, ma olin 18, kui ma viimati käisin, ma käisin 2 suve järjest, et aeg läheb nii ruttu, et pigem oligi, et peale USA ma hakkasin hästi palju Aasias reisima, et Aasia mulle ka väga meeldib, alati talvel minna, head söögid, mõnus loodus, mõnusad inimesed, et Aasia on ka mulle selline südamelähedane koht, et 9 korda käinud, et see on mul ka nagu siuke, et mingi hetk ma sain nagu Aasiast üle, et davai, et jätame nüüd Aasia sinna paika, siis hakkasin Euroopas trippima, et ma usun, et igas kohast on midagi võtta, et ühes kohas sulle meeldib võib-olla rannad, ühes kohas sulle meeldivad need mäed, et Mont Blanc'i nagu loodus, no vau, et sinna piirkonda ma läheks ka kindlasti veel ja et siuke, ma arvan, üks asi mul on veel, ma tahaks Norra minna, selle matkabussiga tähendab mägedesse, et see on ka mulle üks sihtkoht ja Island, et niisugused mõned kohad ja mingi Aafrika kuskil looduspark, et vaatame. Ma olen veel noored, et siin võib veel palju teha, et reisida, et ma loodan, et ei panda jälle piire kinni, et meil on see vabadus veel, et vaatame. Me hakkame lähenema lõpule ja me oleme siis nii-öelda loonud lõppu 3 küsimust, mis lähevad siis meie selle aastase teemaga kokku. Selle aasta teema on siis just mina muudangi maailma ja sellega seonduvalt küsikski, et mida teed täna, et maailma paremaks muuta? Väga hea küsimus. Ma ise tahaks öelda, et mina tegelen prügi sorteerimisega. Nimelt, see on kuidagi, mul ema üldse ei sorteerinud prügi ja mina ütlesin, ema, miks sa prügi ei sorteeri? Et biolagunevad, paber, klaas,
et jumal normaalne olmeprügi. Ja nüüd on asi nii kaugele läinud, et kui ma emale külla lähen, siis mu ema isegi, kui ta näiteks jogurtit joob, joob, mis iganes, kohvitopsid, värgid, kõik peseb ära. Siis ma mingi, mis asja? Oota, ma peaks ka seda tegema. Et nüüd ma isegi, või pean ütlema, et ma isegi pesen topse, mis ma prügikasti viskan. Et pigem siukene, et kõik ütlevad küll, et see prügi sorteerimine on nii mõttetu, kõik asjad lähevad ühte kohta, aga jällegi, et kui sina muudad ja ma räägin teistele edasi, siis hakkavad nemad oma käitumist muutma ja ma ise tunnen, et kui ma lähen prügi viima, panen paberi sinna, panen biojäätmed sinna, panen klaasi sinna, ma tunnen ennast nii hästi lihtsalt, siis võib-olla ongi see, et ma kannan kogu aeg oma kohvitopsi kaasas, et kui ma väljas joon, et ma ei osta kunagi nagu take away topsiga asju kaasa, et ja kui ma oma söögi kaasa võtan, et karbimajandus on mul päris korralik, et mulle nagu niisugused väiksed asjad meeldivad, et ma ei saa öelda, et ma kunagi ei osta, kui ma poes ka käin, et mul on alati riideskotid kaasas, et ma ei taha nagu osta poes kilekotte, et ma panen puuviljad eraldi nii-öelda riideskottidesse, et see on niisugune väike asi, mis sa paned lihtsalt autosse ja saad kanda. Ja minu arust need kilekotid, mis inimesed ostavad, sa ajab hulluks, sest et sa paned mingi asja sinna ja siis mingid kavastad, see kilekott on katki läinud, ma ei saagi selle koju kõndida. Et nagu need kaasas kantavad kotid on nii kerged, paned koti sisse kuskile, lähed sa jalaautoga, et see on niisugused asjad, mida kui 100 inimest seda teeks, kui 1000 juba inimest seda teeks, siis lõpuks meil polekski seda, võib-olla seda kilekoti majandust nii palju, et noh, see kõik võtab aega, aga nagu näha, siis inimesed arvavad, et selle kliimamuutusega, see soojenemine, et meil on veel nii palju aega. Tegelikult see aeg on ammu otsas, et kui me praegu vaatame, mis Euroopas juba toimub, Euroopas, mis kuumalained, jõed on ära kuivanud, varsti võib-olla pole meil isegi joogivett, et noh, ma ei tea, mis peaks maailma raputama, et see asi nagu kiiremas käigus veel edasi panna, aga no elame, näeme, et ma ei oska muud välja tuua, ma arvan, ongi see, et hoian inimesi tervena, et see on ka võib-olla siuke minu missioon, et kui ma aitan inimestel tervema püsida, siis see hoiab ka meie haigekassat, haiglaid väiksema koormuse all, kui nii mõelda, et ma arvan, see on ka hea asi. Aga kui sa peaksid noortele soovitama mõne raamatu või podcasti, mida nad võiksid kuulata, siis oskad sa neile midagi öelda? Mul on podcastidega see asi, et kuna ma olen päevad läbi muusika keskel, ma kogu aeg kuulan, siis keegi väga ei usu seda, aga ma kuulan väga vähe podcast, et ma olen ise ka päris mitmetes käinud, ma pole isegi enda enamusi podcast'e nagu kuulanud pärast järgi, et ma vahel mõtlen, et võiks järgi kuulata, et mis ma seal rääkisin, aga enamus podcast'id on jube pikad ja et leida isegi nagu see vahepaus mul päevas tund aega, et mis ma keskenduks sellele podcast'ile, mul väga ei ole seda, kui aus olla, et see tundub küll, et kuidas sul pole niisugust vaba aega, aga mul on nii palju nagu muud sehkeldamist, et podcastidele ma jään päris võlgu. Et see on jällegi, et mis kellegile meeldib, aga raamatutest, et mulle meeldib lugeda autobiograafiaid, mulle meeldib lugeda ka igasuguseid armastusromaane, mulle meeldib ka ajaloost lugeda, et mul on selline, ma kutsun seda raamaturiiuliks endal, et see ei ole, on ka füüsiline, aga mulle pigem meeldib raamaturiiul kui nagu failina, et ma panen sinna raamatud, mis ma lugenud olen, ja siis ma panen endale 10 palli süsteemis, hindan neid. Et vahepeal, kui inimene küsib, et mis sa viimati lugesid, siis ma olen vahepeal nii, et mis see raamatu nimi nüüd oli, vaata, et mul nagu pea ei ole nagu prügikast, neid raamatuid on nii palju, autoreid on nii palju, et mul on alati nagu raske, et kui koroona oli, et mulle meeldis, ma ise ei mängi tegelikult tennist, aga ma lugesin 3 tennisisti autobiograafiad läbi, siis ma ütlesin, issand jumal, mul on tennis ka päris tark juba, et niisugused autobiograafid, et mulle sellepärast meeldib, et kuna ma ise ennast pean ikkagi sportlaseks, et kuidas nende mõttemaailm on, et kuidas nad treenivad, mis on nende rituaalid, et mida nad teevad, et nad on nii head, et põnev on nagu neid lugeda, et mulle väga meeldivad sellised, või mulle meeldib igasugused ajuuuringud, uneteemalised, toitumisteemalised, et neid raamatuid on tegelikult tänapäeval nii palju, et kui juba minna rahvaraamatusse, kas või võtta top 10, et seal on ka nii palju erinevaid raamatuid, et kui keegi midagi soovitab, see on nagu veits minu jaoks siuke, et okei, on kindlasti häid raamatuid, mis on head, aga ma olen ka väga palju lugenud nagu inimeste soovitusi ja ma alati pettun, siis ma mingi, et ma pean ikka endale kindlaks jääma, aga mul üks suurimaid eeskujusid on minu ema, kes loeb nagu meeletult palju, ta nagu
loeb väga palju, et neid raamatuid on nii palju, et mul põhimõtteliselt pean tema poole minema ja nagu oma raamatukogu on võtta, et ma kunagi ei jõuagi nii palju lugeda kui tema, siis ta jälle tuleb raamatupoest niisuguse paksude 900 lehekülgede raamatutega, siis ma mingi ema, mul ei ole nii palju aega, et neid lugeda, et ma ütlen, et kui ma kunagi kõik oma ema raamatud läbi loeks, siis vau. Et jah, mul on nagu suur inspiratsioon ees, ütleme niimoodi. Aitäh sulle, sinuga oli väga inspireeriv rääkida ja aitäh ka kõigile kuulamast. Kui sulle meeldis, siis kuula meie järgmisi podcasti osasid iga neljapäev ja muidugi võid ka jälgida nii meid kui ka saatekülalist sotsiaalmeedias. Nägemist! Nägemist!